Täiega lampi mõtlesin, ma esimest korda elus hakkan tegema vlog'e. Või proovime vähemalt teha. Eks näis, kuidas see õnnestub. Aga mulle täiega meeldib nagu filmida ja teha mingisugust asju. Ja sihukest, ma ei tea, isikliku elu sisu luua natukene. Nii et täna on esmaspäeva õhtu. Lampi hakkan tegema. Välja nagu tuustik. Sest et olin öösel tööl. Sain päeval veits magada. Ja nüüd õhtused toimetused. Kes teab, siis me Taistoga ostsime oma korteri ja nüüd me siin elame. Täna on siis 3. öö siin. Nii et värske värk ja nüüd ma hakkan praegu tegema süüa, et homne 24 tundi haiglavalves üle elada. Ja nii on, jah, vot. Tunnen, et ma olen selle vlogi tegemisega täielik nohkar lihtsalt, aga pole midagi. Aeg õpetab. Nii, ma sain oma toidu valmis. Tegelikult ma tegin ainult salati, sest mul oli toit juba valmis enne. Aga ma näitan teile. Siin on siis hakkliha riisikesega, mille ma tegin eile valmis. Siia ma tegin salati ja siis ma teen kodujuustuga, et hommikuks, kui ma lõpetan valve. Vot. Ja mul on plaanis nüüd mõõta toanurgakene, magamistoanurgakene. Kuna ma soovin täiega endale meigilauda, kuigi ma ei meigi ennast üldse, aga ma tunnen, et ma tahan seda, et enda kosmeetikaasjad, mingid föönid, sirgendajad, lokirullid, tangid, sinna kõik ära paigutada, et mul ei peaks olema vannituba nagu mingi jõhker selline messi ja austada sinna ei mahu ka nii palju mingeid asju enam kui enne, sest et meil on siuke väike kapikene ja sinna mahub täpselt siuke mingid hügieenitarbed. Nii et ma nüüd mõõdan siis selle toanurga ära siin ja hakkan netist vaatama, et mida head turul on. Tere hommikust, teisipäeva hommik on käes ja täna ootab mind siis 24-tunnine valve. Nii et ma nüüd sätin ennast, teen kohvi ja hommikusööki ja siis mingi aeg siis hakkan bussiga tööle liikuma. Aga näha, siis ma nagu super väsinud lihtsalt. Ja mulle hästi meeldib see värska magneesiumivesi. Ma eile juba võtsin siit ühe lonksu, aga selle ma võtan ka tööle kaasa, et vahepeal seda magneesiumivett rübata, sest öövalved mõjuvad ka väga selliselt, ütleme nii, et mitte kõige paremini tervisele, nii et siis magneesiumit on päris hea võtta ja magneesiumivesi mulle meeldib ka. Nii, ma nüüd rüüpangi siin enda kohvi. Panin toiduasjad tööle valmis ja põhimõtteliselt joon oma kohvi ära ja siis varsti hakkangi bussile liikuma, et siis tööle minna 24 tunniks. Ja siuke see elu on. Vot nii. Loomulikult ma ei saa haiglas filmida niimoodi. Aga võib-olla mingid väiksed hetked, kui ma olen tööl, aga ei tegele patsientidega näiteks. Et siis võib-olla natuke saan midagi näidata. Äkki on põnev. Nii on õhtu, kell on palju, saab 9 ja siis tänane päev on suhteliselt tegusalt läinud. Praegult teised tüdrukud siis valmistuvad 17. novembriks ette ehk et siis enneaegsete sünnipäevaks ja teevad kaunistusi. Nüüd ma veits näitan, mis me seal teeme siis.
nii on kolmapäeva hommik ja ma olen kodus peale 24-tunnist valvet ja on aeg magada. Panin kõrvatropid, sest et keegi puurib meil seal teisel pool seina. I hope, et tuleb hea uni, sest et täna õhtul on mul saunakas sõbranna juures, nii et magan selleks välja. Hommikust on neljapäev. Ma olen juba paar tundi üleval olnud, ma olen siin söönud, pesu pesnud ja lebotanud natuke ja nüüd on siis aeg hakata vaikselt massaažituppa liikuma. Täna on 2 klienti ja siis lõunast või peale lõunat lähen Vella Headspasse ühele ägedale üritusele, kus ma räägin siis sellest, kuidas iseendale teha lõõgastavat peamassaaži ja näitan ka ette mingeid selliseid ägedaid massaaživõtteid, mida iseendale saab teha. Nii et tuleb veits teistmoodi päev. Kohutav ilm. Aga pole midagi, tuju on hea. Reede. Olin öösel valves, sain päris palju tegelikult puhata, kuna mul ei olnud ühtegi patsienti. Ja täna on siis selline päev, et tegutseme korteris mingite asjadega poodides ja siis õhtul puhkame ilmselt. Õhtusöögitegu. Tere hommikust, on laupäev, ega mul sellest reedest ei olnud ka teile väga midagi nagu filmitud, sest me olime Taistoga nii enda asjades, me käisime poodides, toimetasime kodus, õhtu oli ka nii mõnus, ma tegin süüa, väga palju ma midagi filminud seal, aga võin öelda, et väga hea püreesupp tuli. Super. Ja täna on nüüd laupäev. Tänane hommik oli ka nagu nii mõnus siuke flow, ma ei tahtnud telefoniga midagi kätte võtta, ma lihtsalt nautisin hommikusööki koos Taistoga, kohvi ja siis me mõlemad hakkasime oma asju toimetama, Taisto pani rõdule mingid plaadid maha, mina seal koristasin ühe laua veel ära, igasugust tränast ja nüüd ma olen siin massaažitoas ja mul on täna 2 klienti. Tegelikult ma ei tea, kas ma saan öelda nende kohta klient, sest et üks on mu sõbranna ja teine on mu sõbranna mees, nii et nad on tegelikult, nad on kliendid, aga nad samas ei ole kliendid. Nii et jah, täna tuleb siis natuke massaažitööd ja siis teine pool päevast tuleb siuke vaatame chill ja siuke toimetamine ka veits, nii et jah, mõt nii. Pühapäev kätte saabunud ja ma olen hetkel oma nüüd siis endises korteris, endises kodus, mille me anname siis nädala pärast üle. Ma ootan lihtsalt bussi, et tööle minna. Ja siuke nädal mul oligi mitte midagi otseselt nii põnevat ei olnud. Nädalavahetus oli nii vaikne, ma ei filminud mitte midagi, sest et mega palju toimetamist oli. Aga ma loodan, et mõni teine nädal ja nädalavahetus tuleb mul põnevam, et midagi näidata. Aga jah, seniks, tšauki-tšauki.